Tundub, et need villikad siit vahva tooli pealt küll maha ei tule. Ema lõikas muskas. Räägime korra sellest, mis ma sinna ämmaka juurde lähen. Ma ostsin endale poest ühe jäätisega, sest õues on 22 kraadi. Hammi ja Leclerc on ka hetkel Tartus külas, nad on kvartalis. Tutvusime Leclerci vankritega, nagu te nägite, üks tuli mehega koju kaasa. Hei! Otsustasin väga spontaanselt vlogiga alustada, sest võiks mitte. Meie tänasteks plaanideks on siis hetkel natuke koristada ja korrastada, sest me panime eile uue riidenagi esikusse ja sellega tekkis päris palju pahna ja prügi. Ja üleüldiselt on ka vaja koristada, pesusid pesta, nii edasi. Aga pool päeva on juba möödas, nii et suuremad asjad on kõik tehtud. Õhtul kindlasti lähme õue, sest et nii ilus ilm on. Mänguväljak on rahvast täis hetkel seega. Me ei hakka sinna praegu trügima, muidu see lõpeb lihtsalt sellega, et Peili nutab, sest keegi teine kiigub. Aga jah, tänased plaanid on siis lihtsalt nautida ilma ja veidi koristada. Ma tulin hetkel Peilile pilte printima, et ta saaks joonistada. Printin talle siin igast mingit pepat, loomi, liblikaid. Vaatame, tuli üks pilt. Error. Okei. Proovime vasti. Katse 2. Vaatame, kas seekord tuleb Pepa pilt välja. Oh no, paber läks katki. Mis toimub? Saime Pepa! Saime Pepa! Juhu! Teine Pepa pilt incoming! Tuli teine Pepa! Nüüd väiksed joonistamisminutid. See tuleb läbi paberi või? Oh no! Tundub, et need villikad siit vahva tooli pealt küll maha ei tule, sest see oli sinine ja ma nühkin nii palju, kui see tuli ja see läks üks heleroosaks, lillaks, aga maha ei tule. Nii et nüüd panime selle joonistamise aluse alla, et kui läheb läbi, siis läheb siia peale vähemalt, et laud jääb puhtaks. Mis värvi kiisukleiti teeme? Tema teda. Mis värvi teeme kleiti? Seda. Mis värvi? Rahat. Rohelist, jah? Okei. Okei. Rohelise kleidi. Kas sa ise ei taha joonistada? Kas Pepa kleit on punane? Palju Pepa. Ja, joonista Pepat, palun. Super. Joonista Pepa kleiti. Väga ilus. Väga hästi tuleb välja. Peili joonistas ise Pepa kleidi või? Nii ilus. Teeme kõrvad ka Pepale. Väga hästi. No nii. Kas võtame roosa või? Pepa on ju roosa. Võtame roosa. Tema roosad. Ma sain just Peili magama. Täna läks veits kauem. Ja kui ma ütlen veits kauem, siis ma mõtlen, et 15 minutit, mis tegelikult ei ole muidugi üldse pikk aeg. Aga 15 minutit teda kussutada on pikk aeg, sest et käed väsivad lõpuks täiega ära ja mul hakkasid lihtsalt nagu jalatallad lõpuks valutama kussutamisest. Aga lõpuks ta ikkagi magama jäi lihtsalt, et täna mitte nii hästi. Aga pole hullu. Vaatame, et ta magab. Kell on praegu 3. Ta jäi mingi paar minutit enne 3 magama. Nii et ma panen hetkel endale sokke jalga. Ja siis lähen viin prügi ära ja viin taara ära ja panen 2 pakki posti. Ma loodan, et mul ei lähe selle kõigega kauem kui mingi 20 minutit või pool tundi. Sest Jainu peab ka praegu, mulle nii meeldib see siin, peab ka praegu kuskile sõitma ja midagi tegema, nii et mida rutem ma valmis saan, seda parem. Mul on päris suured asjad, need on kõik see, mis sellest esiku riidenagis tekkis. Siin on hunnik pappi ja siin hunnik pakendit. Ma üritan need konteineritesse ära mahutada. No nii, pakid said posti pandud ja ma ostsin endale poest ühe jäätisega, sest õues on 22 kraadi ja ma panin jaki peale ja ma higistan megalt.
ma ausalt öeldes isegi ei tea, mida õhtul Peelile selga panna, sest õues on nii palav, aga tuul on mega tugev, samas tuul on ka mega soe. Nii et ma ei kujuta ette. Õues on tõesti nagu nii palav, et ma arvan, et isegi kui ma panen talle kõige õhema mütsi, mis nagu kõrvalt ära katab, siis isegi sellega on palav, aga ma nagu suvemütse kardan panna, sest et seal on ikkagi kõrvad ju nagu nii-öelda väljas, et nad ei saa nagu tuulekaitset. Ma ei tea, see on nüüd keeruline. Ma ei jõudnud teile enne meie esikut näidata, sest et ma pidin ruttu koju tulema, et ainuseks ära minna. Ta nüüd jooksis mingit töövärki tegema, aga ma näitan teile siis meie nii-öelda uut esikut. Ma lisan siia ka meie esikust kõigepealt before pildid, need nüüd ilmuvad. Te näete, milline meie esik enne oli. Ja see on siis meie see uus nii-öelda esiku nagi. Ja kuna me oleme üürikas, siis me ei saa seda seina külge kinni panna. Ja kapid on hästi kallid, seega see oli siuke hea lahendus. Siia mahub väga palju riideid. Siin kõrval on veel 2 nagi. Ja tegelikult siia saab ka 2 nagi panna, aga me võtsime praegu ära, et me saaksime lähemale panna, sest meil on siin nagu näha siis väga viltused seinad ja siit läks veits üle ääre, et me lihtsalt nagu ruumi säästmiseks võtsime siit konksud ära. Siin on siis hästi palju hoiustamisruumi ka, mida meil isegi ei ole vaja nii palju. Ja valge kapp läks siis siia, vanker siia kõrvale. Siin on siis igast mütsid, sallid, kindad, veeliasjad. All on kõik tema kombed ja siis kõik tehnika läks siis sinna. See tehnika oli meil enne siin nurgas kõik ühes hunnikus, mis oli jube. Nii et ma vedasin selle kõik siia. Nii et selline on meie esik siis praegu. Nüüd me saame päriselt seda ust ka kinni hoida. Me varasemalt hoidsime seda ust kogu aeg lahti, sest et meil ei mahtunud see lihtsalt kinni, sest meil oli riided olid enne siin. Ja nüüd on siis kõik seal ja selline on meie uus esik. Me oleme mega rahul. Ma mõtlesin, et ma peaks tubli olema ja editi mašiini videot. Aga ma olen nii väsinud sellest kuumast. Ma olin 5 minutit õues, mul oli muidugi liiga palju kihte seljas. Aga ma olen üle keha täiesti higine, sest õues on 22 kraadi. Nii et ma võtan oma jäätise, ma ostsin omale Magnumi almondi jäätist ja panen endale seriaali käima. Ja puhkan natuke diivanil, kuni Peili magab, sest kui ta ärkab, siis me läheme niikuinii õue. Ja ma saan seal veel higistada ja ma pean jätkuvalt välja mõtlema, mida Peilile siis selga panna. Peili ärkas üles, ärkas natuke pahatujuga, magas alla 2 tunni, ehk siis vähem kui tavaliselt. Aga tal tulevad ülevalt kihvad. Nii et see võib-olla tekitab talle natuke valu. Kas magasid natuke pahasti või? Ei kommenteeri, jah. Natuke unesegane veel. Nii et me veits ärkame. Siis ilmselt läksime veits midagi. Ja siis... Ei, ma läksin. Varsti. Ja siis üritame taas täljaga saada äkki.
me käisime nüüd riidid vahetamas, ma panin omale selle selga, sest tagiga oli külm ja Peilile panin lihtsalt ikkagi särgi ja püksid alla ja softgelli peale, sest softgel hoiab tuult ära ja meie probleem ongi tuul. Tuus on küpar mega tuuline, nagu juht on tuuline. Toas tagasi, toas hakkas tiputama ja päris külmaks läks. Püsime Peili kõik käed ja jalad puhtaks, sest et ta kukkus vahepeal näoli, et ta käed olid täiesti mullased ja liivakastist ta surfus ka, nii et kõik varbad olid liivased, nii et pesime puhtaks. Nüüd ta on tagasi joonistamise lainel. Nüüd ta joonistab siin jälle, jah? Issand, sa pani temale näkku selle juba jõudsid panna. Meie õhtusöök. Pasta koos juurviljadega. Peili sööb suurest kausi, sest ta tahtis suurt kaussi. Tema sööb väiksest. Panin Peilile just lõppa käima. Kell on 9:30. Ja see on mulle, kui ta Pepat vaatab. Ma arvan, ma koristan köögi. Panen uue nõudeka täie pessu. Või siis koristan praegu ruttu suurestast mängussid ära, sest seal on ka totaalne kaos. Ja ma tahan veel täna õhtul pesama jõuda, siis kui ta on magama läinud, sest et ma vajan pesu. Täna ma saan korralikult higistada tema järgi joostes. Nii siuksed plaanid siis õhtuks. Kohe mõtisklen, kust nüüd siis täpselt alustada. Peili selja seal jätan jätsin vist siia selle klipiga, kui ma nüüd oma unisipäev õigesti mäletan, et mingi kell 3 äkki sain magama. Ja ärkasime kell 8. Seega see 5 tundi on natuke vähem mu jaoks täna. Kell on praegu tegelikult juba 9:30, aga me lihtsalt lebatasime diivanil ja ma ei ole veel hakanud süüa tegema. Aga kuna Jaino sai eelapast maasikaid, siis ma vist teen vahvleid, sest maasikad ja vahvlid käivad kokku. Mul on täna also emanda aeg seal noorte seksuaaltervise kliinikus ja ma räägin sellest pärast täpsemalt, aga 12:30 on mul siis seal aeg. Nii et Jaino jättis mulle auto, et ma võtan Peili kaasa. Ma loodan, et tohib kaasa võtta. Ma mingit keeldu ei näinud, ses suhtes, et see teeb vist olukord natuke raskemaks, et see mammat kindlasti tahab visuaalselt ka vaadata, mis seal toimub jälle. Et ma loodan, et Peili on nõus ilusti sisse omale istuma tooli peal ja vaatama multikat või midagi. Aga ma usun, et küll me kuidagi siiski saame
aga ma hakkan nüüd vahvlit tegema, sest muidu Peelil läheb kõht tühjaks. Muskas. Nii maitsev. Kas Peelil on kõik? Peelil on kõik. Kas sa sõid nii palju? Väga super. No võta veel, kui sa tahad. Jah, ikka. Saime hommikusega söödud. See võttis terve igaviku, aga pole hullu. Ta sõi lõpuks ometi üle megapika hästi. Tal tulevad ülevalt kihvad, mis tähendab, et ta ei ole mitu päeva üldse normaalselt söönud. Ta eile siis üldiselt nälgis pool päeva, sest et tal vist, ma ei tea, kas tal oli siis valus või ebamugav süüa. Aga ta sõi lõunat siuke 1:30 paiku ja ta sõi lõunaks mingi 6 makaroni. Ja siis, kui ta üles ärkas, enne kui me õue läksime, pakkusin talle ka mingi banaani, igast asju pakkusin, mis meil külmkapis oli. Ja ta ei tahtnud mitte midagi. Võtsin igaks juhuks isegi õue kaasa banaani, aga ta ei tahtnud õues ka. Lõpuks ta sõi siis kell 8 õhtusööki. Ta tahtis pastat. Ma olin mingi davai, ma ei hakka kaklema ka, et peaasi, et midagi sööb, on ju. Ja see lõppes sellega, et ta sõi hästi natukene. Aga vaevalt, et nii palju, et tal kõht oleks päris täis saanud. Aga magas terve öö, ma ei tea. Kuni me siin Peeliga istume ja joonistame, siis räägime korra sellest, mis ma sinna ämmaka juurde lähen. Alustame siia algusest. Ma käisin, see võis olla äkki mingi kuu pärast seda, kui mu 3. rasedus katkes. Ma käisin siis ämmaka vastuvõtul, ma käisin seal Vaksali tänaval noorte seksuaaltervise kliinikus, sest et minu ämmaka juurde ei olnud vabu aegu mingi 3 kuud äkki. Seega ma mõtlesin, et mul ei ole siukse asjaga aega 3 kuud oodata, ma lähen sinna noorte seksuaaltervise kliinikusse. Ma olen seal varem ka käinud just täpselt sellel põhjusel, et sinna saab nagu kohe aja nii ämmaemanda vastuvõtule, naistearsti vastuvõtule ja tegelikult sinna isegi ei pea aega panema, et võib ka nii-öelda elavas järjekorras minna. Aga mina siis panin endale aja, siuke 4 nädalat pärast katkemist. Ja probleemiks oli siis see, et mu voolus ei ole selline, nagu see olema peaks. See on roheline, aga mingid muud kaebusi nagu ei ole. Ja ma mõtlesin, et aitäh, et ma lähen käin, sest ega mul ju nagu mingit haridust pole, aga nii palju ma tean, et see ei peaks olema roheline, vaid pigem siuke valge, läbipaistev, kreemiat värvi, mis iganes, aga mitte roheline. Ui, kollis, tere, tipu. Mis me teeme? Me joonistame. Ja läksin siis kohale. Rääkisin kõik mingid pikad jutud ära. Akent või? Ja siis ta vaatas kõik ilusti läbi. Ja tegi mingisuguse testi ka. Ja siis ta oli, et okei, ja et on küll midagi valesti. Sest alguses ta ütles, et nagu visuaalselt näeb kõik okei välja, on ju. Et kas ma olen kindel, et
ma olen kindel, et ma nagu tulin siia selle õige probleemiga, onju, et nagu ta ei näe, et midagi valesti oleks. Ja ma olin nagu I promise you, et jah, seda voolust ei ole nagu iga päev, onju, et vahest on seda vähem, vahest rohkem niimoodi, aga et ma luban, et see on roheline, nagu kui see on roheline. Ja siis ma sain sealt retsepti ravimi. Mul oli valida kas 3-päevane ravi, mis oli siis antibiootikumidega, kui ma ei eksi, või siis 6-päevane ravi, mis oli ilma antibiootikumideta. Ja ma valisin siis selle 6-päevase, sest ma mõtlesin, et mu keha on niigi väga palju läbi teinud, et jätame selle antibiootikumidega hetkel kasutamata, et ma võtan pigem selle pikema kuuri, aga et äkki on kehale veits leebem, onju. Et ta ütles ka, et kallis rahu, ütles, et vahet ei ole, et kumba ravi võtta, et mõlemad nagu toimivad sama efektiivselt. Ja et sisuliselt nii kui ma hakkan seda ravi tegema, et kohe peaks nagu paremaks minema. Aga ei läinud, üldse ei läinud. Kogu aja, kui ma seda 6-päevast ravi tegin, siis see ei läinud nagu üldse paremaks. Ma mõtlesin, et okei, et äkki ma teen siis nagu kuuri ära, et äkki nagu ma ei tea, mul kehal mingi läheb aega paar päeva, et aru saada, mis toimub, ma ei kujuta ette. Aga ei, see ei läinud paremaks. Aga ma mõtlesin, ma ei hakka nagu kohe tagasi rühkima, et äkki ikkagi nagu läheb üle, onju, et ma ju tegin ravikuuri läbi, onju. Aga nüüd on uus tsükkel käes ja ma mõtlesin, et äkki vahepeal, kui nagu nii-öelda uus tsükkel ära oodata, et äkki on nagu jällegi, et äkki läheb paremaks. Ei ole paremaks läinud ja ma mõtlesin, et mis ma ikka ootan. Mul ei ole mõtet oodata jälle paar kuud enne kui ma lähen, et ma pigem panen endale kohe aja. Lähen käin kohe ära, sest et ma ei tea, mis toimub nagu. Mul ei ole nagu otseselt mingit nagu ebamugavust ega mingisuguseid nagu muid sümptomeid, et ei ole nagu mingi tupeseene märke otseselt, sest et kui ma lunat ootasin, siis tekkis tupeseen, see oli hoopis teistsugune mul. Seega ma ei tea, mis toimub, aga ma tean, et voolused ei ole roheline. Nii palju ma tean, et midagi on seal valesti. Et eelmine kord, kui ma käisin, siis ämma arvas ka, et äkki on mingi bakterid kaits liiga palju, et mingi siuke väike mure. Aga samas see ravi, mis ma sain, see ravi oleks pidanud selle asja korda tõmbama, seega see on veits kahtlane. Ja et ma lähen täna uuesti juhuse tahtel on see täpselt seesama ämmaemand, kes eelmine kord. Et äkki ma ei pea talle täna kogu pika jutu ära rääkima, mitu sünnitust, mul on mitu last, mul on mitu katkemist, mul on trombid, muud sadad, hädad. Et äkki ta juba mäletab eelmisest korrast ja saab selle eelmise korra faili lahti võtta midagi, et me ei pea jälle nullist alustama. Sest et ma pean nagu öeldud seekord peili kaasa võtma ja ma ei tea, kuidas see läheb, et kas ta on seal nõus istuma selle tooli peal seal kabinetis. Kui see ämmamäed mind nagu hakkab seal uurima ja puurima, et süles ma teda nagu väga hoida ei saa samal ajal. Et loodame parimat. Loodan, et midagi mul otseselt väga viga pole. Kuigi ma ei tea, midagi seal kuskil on korrast ära. Seega kuulame, mis tal seekord öelda on. We'll see. Me oleme tagasi, Peili magab lõunaund ja ma mõtlesin, ma tulen siis rääkima kõigepealt, mis seal ämmaemanda juures toimus. Ja siis ma näitan, mida kõike head me Lidlist saime, sest ma nägin täna, et seal Lidlis on uus kaup ja täiega palju siukseid toredaid asju. Ja et räägime siis kiirelt ära. Ämmaemand võttis kõikvõimalikud proovid, mis vähegi võimalik võtta lihtsalt igaks juhuks, välja arvatud siis suguhaiguste testid, sest et neid võeti mul niikuinii jaanuaris, kui ma uue rasedusega läksin, neid niikuinii võetakse päris mingi korra aastas või korra poole aasta jooksul peab vist neid teste andma. Enamus on see, et korra aastas võiks anda. Et ta võttis siis sealt mingi kogu paneeli, ta rääkis mulle ka, mis need kõik on. Ja ma olin mingi, et okei, ma pole kuulnud, ma pole näinud, et võtame kõik testid, et vaadata, mis siis päriselt toimub. Et see on, oligi natuke nagu kahtlane, et see ravi ei töötanud. Ja me otsustasime siis, et enne kui ta mulle kohe selle teise ravi peale annab, et ma enne rääkisin, et on nagu 2 ravivarianti, et kas see 6-päevane kuur või siis see 3-päevane kuur, mis on antibiootikumidega. Et ta võttis need proovid, me leppisime kokku, et ma ei tee enne ravi, seda antibiootikumravi, kui me oleme kõik tulemused tagasi saanud, et näha, kas üldse midagi on valesti. Et on ka väike võimalus, et kuna pärast seda eelmist ravikuuri midagi ei muutunud,
et siis mul tegelikult ei olegi midagi valesti, et võib-olla see on lihtsalt nagu minu keha eripära. Aga nagu ma aru sain, siis enamus testid, mis ta sealt kõik võttis, need vatitikuga, olidki siis need, et nagu minu keha ise on mingi bakter, bla. Esmaspäeval peaksid need tulema, siis ta pidi mulle helistama. Kui kõik tuleb negatiivsena tagasi, siis me vist nii-öelda räägime uuesti, aga väga tõenäoliselt siis ei teegi mingit ravi. Et võib-olla see ongi lihtsalt siis minu eripära, kuigi ma kahtlustan, et midagi sealt ikka tagasi tuleb. Aga ma näitan teile, mis ma kõik Lidlist koorisin. Osad asjad on siin küll juba Peili poolt lahti pakitud, aga üks hetk ma toon need lähemale. Nii, alustame liivakasti mänguasjadest. Ta sai endale kahed erinevad liivakasti mänguasjad. Üks on siis, esimene on siuke jäätisega, siin on siis ämber, jäätise teemaline. Siin peal on siis see jäätis on ju. Ja siia käivad siis siuksed jäätisekesed. Noh, siia saab ilmselgelt liiva panna on ju. Aga ta mängib nendega praegu juba toas ka nii asjalikult, et meil pole liiva vajagi. Need jäätised käivad siis siia aukudesse. Üks on veel kuskil, aga ta on selle praegu kuskile pannud. Ühesõnaga ta valis endale siis sellise. Ma lasin teil ise valida, milliseid komplekte ta tahab. Siis teine on praegu kuskil juba jooksus, aga teine ämber on siis siuke autoga. Üks siuke auto on siis siin peal. Ja sellega oli kaasas siis ka labidas ja kühvel. Kuigi Peilil on juba üks labidas ja kühvel ja üks siuke pisike ämber, aga nüüd tal on suur ämber ja topelt ei kärise, saavad teised lapsed ka mängida, sest ma olen praegu näinud meil mänguväljakul siin. Kellelgi ei ole liivakasti mänguasju, kõik lapsed lihtsalt nagu viskavad seda liiva. Ma ei tea, miks vanemad ei keela, aga saame siis ka teiste lastega jagada. Ja tegelikult lõpuks on siis plaanis üks komplekt viia Tallinnasse, kuna soojad ilmad on käes. Ja siis me ei pea kogu aeg ühte komplekti nagu autos hoidma. Et üks jääb siis meil ise Tartusse ja teine komplekt läheb ilmselt Tallinnasse. Ja ma ostsin ka tegelikult kolmanda, mis on siis selline. Minu arust see on kõige nunnum. Aga kuna ma sain Peilile ainult 2 osta, sest et tal ei ole 3 vaja ja ma lasin tal ise valida, siis ta valis auto ja jäätised, kuigi mina oleksin tahtnud talle kastekannuga osta. Siuke labidas kühvel kastekannud või kastekann, sest et suvel a la kuskile vee äärde minna, mere äärde, ma ei tea, meil siin merd pole mingi Anne kanal, siis see kastekann tundub nagu täiega siuke tore asi, millega nii-öelda tegutseda, et ma ei tea, tood vett, kastab, mis iganes. Aga ma loodan, et kui see suvi kätte jõuab, siis äkki müüakse kastekannusid kuskil mujal ka. Kui ma ei eksi, siis nende hind oli äkki 3,99 nagu üks see suur komplekt. Nii et minust mega hea hind. Edasi ma ostsin siuksed hiigelmullitajad, sest nagu te juba enne sellest vlogist näinud olete, Peili armastab mulje teha ja siiamaani me oleme lihtsalt poest neid pisikesi mullitajaid ostnud. Nüüd ma ostsin 2 siukest suurt, pluss ma ostsin mulli vedeliku ka, et kui otsa saab ja see oli ka 1,99, see oli ka 1,99. Nende nimed on mõõkmullitajad, vabandust. Fantastilised seebimullid iga mõõga hoobiga. Iga mõõgaga kaasas 115 ml seebimullide vedelikku. Soovitatav vanus alates 3. eluaastast. Hoiatus. Vedelikku mitte juua. Lämbumisoht, sest esineb väikeste osade allaneelamise või sissehindamise võimalus. Millised väiksed osakesed? Kas te mõtlete vedelikku või? Ühesõnaga, ma luban oma lapsel seda mängida, mis siis, et ta 3 ei ole. Aga ma teen selle lahti, sest et üks jääb Peilile ja teine läheb siia kingikotti, sest Peili läheb nädalavahetusel ühele sünnipäevale. Siuke armas väike kingitus, et äkki kulub ära. Edasi ma võtsin need Peppa veevärvimisraamatud. Ma nägin neid ka seal Lidli uudiskirjas nii-öelda ja valikus oli siis kas Peppa või siis see Käpapatrull ja kuna Käpapatrull meie peres teemast pole, siis ma võtsin Peppa Pig watercoloring set ja siin on siis 4 pilti. Tavaliselt on natuke rohkem, aga 4 on ka täiesti piisav. Siit on siis näha ka, et kui vett panna, siis pärast tulevad taga tulevad värvilised pildid välja. Kahjuks ma kahtlustan, et see hetk, kui see vlog üles läheb, on need juba ammu poest otsas.
õigemini ma kahtlustan tegelikult seda, et nad on juba homme poest otsas, aga üks siis jällegi peilile ja teine läheb kingikotti. Ja siis ma ostsin ka 2 siukest puslet. Peili tegi enda ma juba lahti, Peili ise valis. Ma näitan siit Peili oma, sest see läheb kingikotti, see on kinnine. Peili oma on siin. See on siis selline, ma pean ettevaatlikult näitama, et kui sa siit selle looma ära võtad, siis siin ta on nagu siuke mõnus paks 2-poolne, et sobib nagu väiksemale lapsele ka ülihästi ja siin on siis nagu all pilt jällegi väiksemale ülihea, et teab kuhu panna nii-öelda. Siin on igast lehmad, koerad. Peilile see meeldis, seal oli üks teine pusle ka valikus, teine oli siuke nupupusle, mis oleks nagu talle võib-olla isegi nagu rohkem huvi pakkunud, sest seal olid siuksed väiksemad tükid ja natuke nagu raskem pusle, aga ta valis selle, nii et siukseid võtsin ikka 2. Selle hinda ma ei mäleta, aga pakun see oli kas 3,99 äkki või väga äärmisel juhul 4,99. Aga see on vist kõik, nii et ma panen siis kiirelt siia kingikotti. Ma võtsin, mul on kodus üks suur kott, kingikotte ja ma valisin sealt selle välja, tundus piisavalt siuke kevadine lapsesurelik ja ma pidin võtma suure kingikoti, sest et see on hiiglaslik nagu. Ma ei tea, kas te saate siit aru, kui suured need ämbrid on, mis nagu kaasa tulid nendega. Nagu vaadake mu pead, need on suuremad kui mu pea. Ärge Peilile keegi näidake, et seda saab mütsina kasutada. Need on nagu ülisuured ämbrid, need on nagu jõhkralt suured. Käes on järgmine hommik, imesime Peiliga. Peili läks? Peili on siin samas, ma kohe näitan Peilit ka. Imesime Peiliga hetkel hommikusööki. Taga on segadus, aga it's okay. Me plaanime täna siis minna keskustesse, kesklinna. Mul on vaja käia paaris poes, mul on paar kinkekaarti kasutada, ettevaatlikult. Ja Hammi ja Leclerc on ka hetkel Tartus külas, nad on kvartalis. Ma tahaksin nende vankritega rohkem tutvuda. Kui kunagi tekib võimalus kerkkäru osta, siis ma tean juba, millist valida. Peili! Ei ole hullu, kallis. Ei ole hullu. Kukkus maha jook ja. No nii, meil läks kõigest terve morss ümber. Kõigest terve suur tops. Kogu aeg probleeme sellega, et ta nagu paneb endale sellise küünarnuki alla ja siis ta käib sellele kogemata vastu. Läks natuke märjaks, ei ole hullu. Hea, et on täna juhuslikult riideid seljast pole hommikusöögi ajal. Ma võtsin talt just kombe ära. Mitte isegi see, mis oleks tal on täna nii-öelda nagu puhas söök. Tal on kõik kohad täiesti läbimärjad, kõik peppu, kõik jalad. Kohe emme teeb puhtaks. Emme teeb nii palju, kui emme ulatab praegu puhtaks. Õnnetusi juhtub, pole hullu. Ma olen üsna siukse lühikese süütenööriga, ütleme nii. Seega nagu te mu reaktsioonist nii-öelda tähele panite, mul korraks oli nagu siuke nii-öelda halb reaktsioon, aga ma üritan endal alati sõnasabast kinni saada, sest et ma ei taha, et laps ennast nii-öelda süüdi tunneks, sest õnnetusi päriselt juhtubki ja ei ole hullu. Vett saab puhastada, ei ole hullu, on ju, pole hullu. Pole hullu, ikka juhtub, on ju. Ikka juhtub. Läks marjaks, jah, pole hullu. See oli õnnetus, on ju? Õnnetus oli, jaa, ei ole hullu. Ma isegi ei mäleta, kus see jutt mul pooleli jäi. Aga et me lähme siis keskustesse, praegu saame hommikusööki. Me tegime magusaid munasaiasid, või mina tegin, siin on magusad munasaiad. Tegelikult selle nimi on vist French toast, ma pole kindel. Ühesõnaga magusad munasaiad, munad, banaanid ja viinamarjad. Ma avastasin eile, et Peili oli ülekeha täpiline ja ta sõi eile maasikaid. Pole väga ammu maasikaid söönud, sest hooaega pole olnud. Ja Peili oli kogu rind, kere ja jalad täpilised, seega see on üsna kindlalt maasikatest. Ja ma ei teagi, kas ma julgeme talle veel anda, sest et ma täna ei andnud, kuigi ma tahtsin anda. Ja ta küsis ka, praegu hoiame neist siis eemale.
ma ei teagi, proovime mingi päev uuesti nagu nii-öelda ühe kaupa. Et näha, et siis nagu noh, kas on nendest, ei ole, et äkki ta lihtsalt nagu on siuke väike reaktsioon. Ma ei kujutagi ette. Ei kujuta ette, aga me nüüd sööme edasi. Paar päeva on möödas. Ma ei tea, kui palju te mind hetkel näete. Ma loodan, et mind on näha. Kui ei ole, siis on väga pahasti. Aga viimased klipid, mis te nägite, on see, et ma käisin Beebiga kvartalis. Me käisime temaga ka söömas Beebipäkis lõunat. Ja tutvusime Leclerc'i vankritega. Nagu te nägite, üks tuli mehega koju kaasa. Ja lõunal ma seda kohe ei ostnud. Me käisime õhtul uuesti. Me kaalusime Jainuga variante. Arutasime ja lõpuks otsustasime ikkagi, et see vanker võiks meiega koju tulla. Me ostsime siis Leclerc Influencer XL room, mis tähendab, et rattad on suuremad kui tavalisel kergkärul. Nii et ma kiirelt hästi natuke saan teile näidata, mis see käru endast kujutab. Ülikerge, ülilihtne nagu transportida, eriti kui elada kortermajas nagu meil, kus peab poolikut jätta kõndima, sest lifte ei ole täiskorrustel. See käib lahti mega kergelt. Lihtsalt ühe käega, mul isegi 1,5 kätt vaja. Kaarvari on okei pikkusega ja tegelikult lukkuga läheb veel pikemakski. Seljatugi käib ilusti magama, siin on tuulutusavad. Siin on siuke väike kotike, kuhu saab mingi telefoni pista, ülimugav. Me oleme sellega nüüd paar korda õues käinud ka. Ülimugav, vihma kannatas ka ilusti ära. Turvarihmad, väga mugavad, peelil on siin hea istuda. Ilusti jalatugi olemas ja nüüd ülemisrihmast me isegi ei pane kinni, me paneme ainult alumisel, et saab siin ilusti liigutada. Et me oleme ostuga mega rahul. Ja ma tean küll, miks ta lahti ei tulnud, mul on pidur peal ju. Okei, ühesõnaga hästi lihtsalt kokku ja lahti. Pidur tasub ära võtta, kui lahti teha. Nii et siuke beež vanker meiega koju tuli. Sa oled jõudnud selle vlogi lõppu. See tuli jälle väga pikk. Ma ei tea, kuidas alati juhtub, et ma nagu filmin ja ma olen rahulikult ja siis järsku üks hetk vaatan, et issand jumal, mul on nii palju materjali ja vlog on jälle mingi 40 minutit pikk. Igal juhul loodan ma, et sul oli seda tore vaadata, vaatamata sellele, et see oli natuke pikem kui võib-olla tavalised vlogid. Ma loodan, et kõik oli väga põnev, kõik oli huvitav. Et seekord oli see vlog võib-olla natuke teistmoodi. Käisid läbi teemad, mis tavaliselt võib-olla meil siin läbi ei käi. Kui sulle meeldis, siis jäta like, subscribe'i kindlasti ja soovi korral vajutage seda kellukest, siis tuleb sulle kohe teavitus, kui ma uue vlogi postitan. Nii et suur aitäh, kui sa selle lõpuni vaatasid või kui sa üldse vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!